Enesemääramise alused. Käesolev peatükk käsitleb enesemääramist kui inimõigust, poliitilise õiguslikku põhimõtet ja ajaloolist protsessi, mille kaudu Eesti Vabariigi territooriumil elavad põlisrahvad ning ajaloolised maad saavad väljendada oma kollektiivset tahet viisil, mis tugevdab, mitte ei nõrgesta Eesti riiklust. Enesemääramine ei ole vastandumine riigile, vaid vastutuslik osalemine riigi kujundamises. Põlisrahvaste enesemääramine Eesti kontekstis ei tähenda eraldumist ega võimu ülevõtmist, vaid ajaloolise ja traditsioonilise õigustahte organiseeritud väljendumist koostöös Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonidega. Indiviidi enesemääramise õigus on Eestis juba tunnustatud ja praktikas rakendatud. Seda kinnitab ka Sotsiaalministeeriumi allasutuse Tervise Arengu Instituudi käsitlus, mille kohaselt on autonoomia, kuuluvus ja pädevus inimese kaasasündinud põhivajadused. Käesolev peatükk lähtub loogikast, mille kohaselt individuaalne enesemääramine on alus kollektiivsele enesemääramisele, mitte selle vastand. Kollektiivne enesemääramine kujuneb välja ühisest meie tunnetusest, mis saab alguse kogukondlikust kuuluvusest, kihelkonnast, paikkonnast, ajaloolisest maast. Just sellisel tasandil on võimalik ühendada isiklik autonoomia, sotsiaalne vastutus ja territoriaalne järjepidevus. Rahvusvaheline õigus toetab sellist käsitlust. ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon number 169 ning Euroopa Parlamendi vastavad resolutsioonid rõhutavad, et põlisrahvaste enesemääramine toimub eeskätt sisemise enesekorralduse, kultuuri, maa ja kogukondliku otsustusruumi kaudu. Eesti maade põlisrahvaste vastastikused tunnustuskirjad ja koostööpraktikat kinnitavad, et tegemist ei ole meelevaldsete pretensioonidega, vaid sisulise kokkuleppe ja esmatunnustusega põlisrahvaste endi vahel Eesti Vabariigi õigusruumis. Sellest loogikast tuleneb enesemääramise loomulik väljund, maade koostöö ja ühtne organiseeritus. Põlisrahvaste konföderatsioon sobitatuna Eesti Vabariigi õigusruumi ei ole paralleelvõim ega alternatiivne riik. See on koostööine raamistik, mille kaudu ajaloolised maad saavad koordineeritult ja vastutustundlikult osaleda riigi arengusuundade määratlemisel. Konföderatiivne koostöö ei vähenda riigi terviklikkust, vaid kinnitab selle juhtpõhimõtted, demokraatiat, osalust ja vastastikust vastutust. Selline korraldus loob eeldused, et kogu ühiskond ammutab jõudu oma ajaloolistest juurtest ning on valmis kujundama oma elukorraldust teadlikult, rahumeelselt ja põhiseaduslikult. Käesolev peatükk loob aluse edasiseks käsitluseks, milles enesemääramine ei ole abstraktne ideaal, vaid praktiline ja õiguslik protsess Eesti Vabariigi tulevikukorralduse kujundamisel. Põlisrahvaste koostöökogu 6. veebruar 2026.